tere! Täna vaatame Juki overlockiga, kuidas teha flat lock õmblust. Et tegelikult see isegi ei sõltu sellest, mis overlock teil on, et iga overlockiga see flat lock õmblus on ikka samamoodi. Ükskõik, mis teil on, seadeda ja kõik on samamoodi. Aga mis asi see flat lock õmblus siis üleüldse on? Et vaadake, siin on kõige tavalisem overlocki õmblus, eks ole, et ta on kahe kanga ühendamiseks, et kui ma ühendan kaks kangast, siis näete, mul jääb siia nagu selline õmblusvaru suur ja see on nagu selline paks jääb siia, noh, niiviisi, eks ole. Aga see flat lock tähendab, et kaks kangast jäävad nagu siledalt kõrvuti, et masin ühendab nii, et nad on kõrvuti ja mingit seda, noh, siia seda õmblusvaru äärt üldse ei jää. Et see ongi siis flat lock õmblus. Et vaatame, et ühelt poolt näeb see flat lock õmblus selline välja, me panime siia lihtsalt ühe kerju niidi jooksma, et ühelt poolt, aga see nüüd on teiselt poolt, et teiselt poolt jääb selline nagu trepiastmed oleks, jah. Et kus te seda flat lock õmblust näha võite, et dressipluusidel näiteks raglaan õmblused, et kasutatakse iluõmblusena ja ma olen näinud iluõmblusena, et samamoodi, et kasutatakse nii seda trepiastmetega poolt kui ka siis seda teine poolt, et mõlemad nad sobivad, nad on lihtsalt dekoratiivsed iluõmblused ja samas nad ühendavad kaks kangast siledalt nii-öelda ära, et see koht ei jää kuidagi paks ega paksem. Merino villast soojal aluspesul, näiteks kindlasti olete näinud selliseid õmbluseid. Aga nüüd vaatame, kuidas selle jaoks masinat seadistada. Ehk siis kõikidel overlockidel põhimõtteliselt on see ühtemoodi. Et ideaalne oleks siis niiviisi, et